siin on aja jooksul tehtud, ütleme, harvendatud 3-4 korda, ma siin aru, et vaikselt välja võetud. Iseenesest on hea, ütleme, siin puude võrad on selles suhtes, et ei ole veel väga väikeseks jäänud, vaid kohati moodustavad ikkagi elujõuliselt, ütleme, kasvavast puust pool tüvepikkust. Aga siin ütleme, peaks uuesti sekkuma harvendusraiega, raiuma peenemad, väetimad, halva võrakujuga arunenud puu siin välja ja jätma ilusamad ja sirgemad hea tüvevormiga tulevikupuud kasvama. Ja et ligikaudu sellisel viljakal kasvukohal on 15-20 tihumeetrit on juurdekasv aastas. 15-20 tihumeetrit siis. Ja kas juurdekasv jaotub ära siis 6000 puule või peale harvendust 1200 puule, et see juurdekasv on sama, aga lihtsalt puude parameetrid harvendatud puistus paisuvad ikkagi märkimisväärselt kiiremini. Ütleme, harvendamisel peab silmas pidama seda, et iseenesest võiks olla nii, et võrad omavahel kokku ei puutu, kuna siin on järjepanu vähesel määral välja raiutud, siis need tüved on ikkagi võrdlemisi tugevad. Puistus, kus pole mitte midagi varasemalt tehtud. Tüved on sellised vibalikud ja nad ei kanna, et kui liiga järsku ära harvendada, siis ka väiksem tuuleilgi võib need puud ära vaalutada. Ja ütleme, siin puistus iseenesest juba tuleks sellist likviidset materjali ehk siis müüdavat materjali sortimenti, mida oleks võimalik müüa. Et maht ei ole küll palju, aga samas kulud saab kenasti tagasi praeguste puiduhindade juures. Siin väga keeruline öelda, et mis see puu vahe oleks, et pigem ongi see võrade katvus, et võral peale harvendusraiet peaks olema võral piisavalt ruumi kasvada aja jooksul, aga ütleme, konkreetsel juhul optimaalne puude vahekaugus võib-olla 4 meetrit praegusel juhul, aga sõltubki lihtsalt sellest raiekraadist, et võib teha praegu kergema raiekraadiga ja siis 3-4 aasta pärast jälle uuesti või siis teha korraga suurem, lõigata rohkem välja ja siin ongi lihtsalt küsimus selles, et mis või kui palju sekkuda siia kasvatamisse, et kui on selline kergesti ligipääsetav koht, siis iseenesest võib lühema perioodi tagant käia ja järk-järgult välja võtta, aga kui on selline keerulisem koht, ei ole ligipääsetav, siis pigem kase puhul võib jõulisemalt sekkuda ja suurema väljaraie teha. Aga kõik taandub ikkagi selleni, mis või kuidas see võra on, et kuidas ta siin tuulele, jäitele, märjale lumele käitub, et nad ära ei koolduks raskuse all või ütleme lihtsalt tuulehiilide käes.